tere lapsed, meil on tollid lapsed ja see on meie esimene video, kus me vaatame Jänkujussi. Jänkujuss on raudselt kõige legendaarsem multikategelane üldse Eesti ajaloos. Nii et vaatame videot. Juss käib fucking poes. Aasta intro. Juss käib poes. Ai, mu selg. Just, tule lähme poodi. Kohe tulen. Mina tulen ka. Mida väike laps poes teeb? Okei, vaatame edasi. Mis me poes teeme? Ja siis küsis, mis me poes teeme. See on kvaliteet, nagu õppige lapsed, see on kvaliteet. Ema palus üht-teist osta, aga peale selle saab Juss õppida rahaga ümberkäimist. Kas me kõnnime poes ümber raha? Mul läks nii palju raha ümber. Nojah, siin 1.5 ümber kõndimine on perfektne. Ei, Juss, rahaga ümber käima tähendab seda, et sa mõtled poes enne järele, mida sa täpselt vajad ning palju sul selle jaoks tegelikult raha on. Mu vanaisa ütles ikka, et ega raha puu küljes ei kasva. Nonii, nüüd siin on 2 asja, et peab mõtlema, et mida sa osta tahad. Selle sammuse 5 käest, et nagu kui palju sul raha on, selle 5 käest on nii mõndagi osta. Näiteks fucking sita. Ahah, ma ostan endale ja asjale mõned asjad oma raha. Just ütles, et kui palju sul raha on. Palun ära tuleta Jänkujussi paroodiat meelde, mis me nendele räägiti. Väga hea, Juss. Mõned on robotid. Kohe vaatame, mis robot maksab. See maksis 8 eurot ja pluss aasta nägu. Vaadake seda. Lihtsalt vaatage seda videot, ärge ära pange like ja surb ja mis iganes. Kirjutage kommentaaridesse, kui sitad me oleme jälle. Aga kui me see roboti ostaksime, siis oleks minu taskuraha otsas. No tal on siiski natuke rohkem kui 5 euri. Sul ei lähegi ju taskuraha vaja. Jaha, robotid. Kas ärme täna osta robotit? Ostame hoopis Õhupalle. hea küll. Siin on igasuguse õhupalle. Missugusi me tahame? Kui on suvi, siis me veepalli seda. Ja kläpime ka ju niimoodi alles 9. Lõppes fucking kvaliteet. Võtame need õhupalli, need on kõige odavamad. Kõik on peaaegu ühesugused. Ühiku hinna järgi on vaja vaadata idioodik. Oota, Juss, oled sa ikka kindel selles? Vist mitte. Oota, ta isegi ei tea sellest sita mees. Ja siis, kui isa tuleb küljele, istame pünnad. Need on kõige odavamad. Oota, kas ikka on? Vist mitte. Kvaliteet. Vaata õhupallide all olevale sildile. Siis saad teada, kui palju üks õhupall pakis maksab. 4 eurot. Juss, millises pakis maksab üks õhupall kõige vähem? Seal, kus on 6 õhupalli sees. Tubli, kui sa selle paki valid, siis maksad 1 õhupalli. Ta just pilgutas silma ja ta arvab, et ta ostab nagu õhu. Ta vist arvab, et ta hakkab nagu üksikuid neid õhupalle ostma. Kvaliteet sellisesti. Mis see õhupall maksab? Eest vähem. Muidugi ma ostan ikka selle, mis on odavam. Ka siis, kui osta rohkem, saab alati odavamalt. Kindlasti. Mitte alati. Ma räägin kindlasti. Tuleb ka ning mõtelda selle üle, kas sul üldse nii palju on vaja, kui pakis on. Poisid, lähme võtame nüüd neid asju ka, mis ema palus osta. Külastage meie poodi jälle. Palun viilutage mulle 300 grammi seda vorsti. Ma viilutan su vorsti ära. Näe, vaata, seal müüakse see vorst juba viilutatuna. Seal juba on sinu vorst viiluda. Liimi kokku ja teed uue vorsti. Väga õige,
valmis viilutatud vorst on kilepakendis ning seepärast kallim. ahah. nüüd on 4 korda. nii, nüüd lähme võtame mahla ka. Mahla. See mahlapakk on hallitanud mahla. võtame selli. Juss, see on küll kõige odavam, aga näe, vaata, siia on kirjutatud, et see on mahlajook. mis see tähendab? Tahan juua. No see tähendab, et tegemist on peaaegu morsiga. Ostame ikka päris mahla, see on tervislikum. Tahan juua. Kohuke. Juss, see kohuke on tehtud taimerasvaga. Võta parem selline, mis on ainult kohupiimast tehtud. See on tervisele kasulikum ja aitab sul kasvada. aga kuidas ma tean, missugune rasvlind sees on? Lihtsalt taimse rasvaga tehtud kohukeste sildile on kirjutatud dessert. Ülejäänud kohukesed on tehtud kohupiimast. selge. Ma lihtsalt märgasin selle riiuli peale mingi leko ja siis sa pilgutab nii ehitanud. Kas ta on purjus? Meil on mingi lego, mis on mingi ristküliku sees ja selle pakendi peal on kirjutatud suurte tähtedega lego. Öelge palun, mis on lahti õhupallide hinnaga? Nimelt oli saalis märgitud nende õhupallide hinnaks 1 euro ja 20 senti. Oi, ei tea, et te sellest teada andsite. Las ma kontrollin kohe üle. Siit tule. Kohe ta hakkab mölisema telefoni. Ma väga vabandan, on juhtunud eksitus. Arvutisüsteemis oli õhupallidele jäänud vale hind. Kohe parandan ära. Nii, nüüd on õigesti. Parandaja Felix Odede mõna. Hansapanga, kas see oli just reklaam? oi, aga me unustasime kilekoti osta. Ei, me ei tahtnudki ju seda kilekotti. Loodusele on parem, kui me kilekottide ostmise asemel kasutaksime riidest poekotti. Näe sellist, mis mul kaasas on. issi, aga rahaga ümberkäimine polegi raske. Mündiga ümberkäimine või rahaga ümberkäimine? ainult natuke arvutada on vaja. Täitsa õige, Juss. Ilas kortuks muinasjutt, see muinasjutt sai läbi. See oli Berti the best. Okei. See oli geeniuslik. Let's stay nice. Ciao.